Hei, Frank, see on suur tulekahju. Kas sa arvad, et suudad kõik ise ära kustutada? Kas sa kardad, et tuli võib linna levida? Oi ei, Hector, ma arvan, et Frank vajab abi. Ära muretse, Frank. Hector läks abi järele. Hector, kelle sa Frankile appi kutsud? Hea idee, Hector. Superauto aitab meid. Hei, Karl! Tundub, et keegi vajab superauto abi. Karl, Frank vajab sinu abi. Metsatulekahju on liiga suur, et Frank üksinda seda kustutada saaks. Kas sa saaksid aidata? Vau! Superauto! See näeb hämmastav välja. Aga kas sa saad lennukina Franki abistada tuule kustutamisega? Ah soo! Sa oled õhutuletõrjuja. Superauto, tulekahju muutub veelgi suuremaks. Superauto, kas sa saad aidata? Mida sa teed, Superauto? Sa kogud järvest vett? Vau! See oli küll hea mõte, Superauto. Ära muretse, Frank. Superauto on siiapoole teel. Ta aitab sind. Hästi tehtud, Superauto. Tulekahju on kustutatud. Suurepärane meeskonnatöö. Varsti näeme.
Fluffy, kuidas sul läheb? Kas oled teel autolinna? Oi ei, mis juhtus, Fluffy? Kas sa saad oma mootori tööle? Vaene Fluffy, näib, et sinu mootor on üle kuumenenud. Helistame Tomile. Hei Tom, hea, et me sulle heitsime. Fluffy vajab sinu abi. Tema mootor kuumenes üle ja vajab puksiirimist sinu garaaži. Kas sa saaksid aidata? Hästi, tule nüüd. Ära ole kurb, Fluffy. Tom on siin, et sind aidata. Hästi tehtud. Nüüd sõidame sinu garaaži. Tule, Tom, sa suudad seda. Võta rahulikult, Fluffy. Tom annab endast parima. Heldeke, mis me nüüd teeme? Hea idee, Tom. Kutsume superauto. Fluffy, püsi paigal. Me tuleme kohe tagasi. Karl, keegi autolinnas vajab sinu abi. Milliseks sõidukiks sa täna muutud, Karl? Õige! Superpuksiirauto ajab asja ära. Vau, superauto! See näeb välja nii suur ja võimas. Tule, superauto! Aitame Fluffyt enne, kui ta veel paasemaks muutub. Hei, superauto on siin. Ta puksiirib teid siit ära. Sul on õigus, superauto. Võtame talad ära, et Fluffyt kergem puksiirida oleks. Hei, Fluffy, superauto ei öelnud, et sa raske oled. Ta ütles, et sinu veos on raske. Ole õnnelik, ta saab varsti asjadega ühele poole. Jaa, superauto teeb asju rahulikult, et mitte sinu asju rikkuda. Küll sa oled täna pahane. No nii, näeme Tommi garaažis.
nii, sa tegid seda, superauto. Aitäh, et päeva päästsid. Fluffy, kas sa tunned ennast nüüd paremini, kui me garaažis oleme? Mis on, Tom? Sa ei näe rõõmus välja. Ah soo, sa oled mures, et superauto võistleb sinu klientide üle. Superautol on õigus, Tom. Ta ei võtaks sinult kunagi kliente ära. Pealegi, ta ei saa puksiirauto kogu aeg olla. Kas saab? Nii on parem. Head aega. Varsti näeme. Hei, Marley! Marley! Halloo! Kas sa nüüd kuuled mind? Ole ettevaatlik. Sa ei taha Baby Cherryt ja Baby Lilit üles äratada. Ma arvan, et nad peavad uinakut. Oi ei, Mäti sireen äratas beebid üles. Heldeke, Marley, kuidas me beebid tagasi magama paneme? Ma arvan, et kutsume superauto ja vaatame, kas ta mõtleb midagi välja. Karl! Hei, Karl! Heldeke! Tundub, et terve autoliin peab uinakut. Marley vajab sinu abi Baby Cherry ja Baby Lilli jaoks. Nad ärkasid mõlemad unest üles ja me ei saa neid tagasi magama. Kas sa arvad, et saaksid aidata? Aitäh, Karl! Karl, milline sõiduk küll paneb 2 beebit tagasi magama? Kas mitte müra pole see, mis beebid üles äratab, Karl? Superauto, tundub, et sul on mingi idee. Superauto, kas sa muutusid just muusikamängijaks? Huvitav! Olgu, superauto, ole piisavalt tantsinud. Läheme ja hoolitseme beebide eest. Ära muretse, Marley, superauto on siin oma plaaniga. Paneme need beebid tagasi magama. Oi ei, superauto, heavy metal küll beebisid magama ei pane. Kiiresti proovi teist nuppu. Heldeke, superauto, ma ei usu, et popmuusika paneb beebid magama. Proovi viimast nuppu. Superauto, sa tegid seda. Unenäol pani beebid magama. Hästi tehtud. Tasa, Marley, sa äratad nad jälle üles.
hästi tehtud, superauto, sa oled superauto? Vaata vaid, superautol ja beebidel on midagi ühist. Naudi oma uinakut, superauto, sa oled selle ära teeninud, ilusaid unenägusid ja varsti näeme. Milline ilus jõuluõhtu. Lauljad, nad kõlavad hästi, kas pole? No, see oli küll ebaviisakas. Ärge muretsege, beebid, Henri on natuke torisev. Ma arvan, et ta vihkab jõule. Ma tean. Henri, miks sa seda tegid? Kiiresti, kutsuge keegi Matt. Seal ta on. Matt, jõudsid õigeks ajaks. Henri lükkas kuusepuu ümber. Sa peaksid ta arreteerima. Sa lubasid beebi Mattile, et ta võib kaasa laulda. Sul on õigus. Superauto saab Henri kinni püüda, enne kui ta jõulud kõigi jaoks ära rikub. Hea idee! Hei, Karl! Need on ilusad kingid, aga meil on üks probleem. No, põrnikas Henri vihkab jõule ja ta on kohutav kõigi vastu. Ta lükkas isegi suure puu ümber. Kas sa saaksid ta kinni püüda, enne kui ta jõulud ära rikub? Tore! Kelleks sa seekord muutud, Karl? Politseiautoks? Helikopteriks? Sa muutud jõuluvaimuks. Huvitav. Vau! Kas see on võlukepp? Ma teadsin. Ma nägin neid sädelusi. Olgu, superauto, õnn kaasa! Huvitav, kus Henri on? Oi ei, lähme vaatame, superauto. Ma arvan, et Henri varastas selle kingituse. Püüa ta kinni, superauto. Ära lase tal põgeneda. Oi, läks mööda. Proovi uuesti, superauto. Ära anna alla, sa suudad seda. Said pihta. Hea töö, superauto. Vaata, Baby Matt. Superauto päästis su kingituse. Just nimelt, sa parem vabanda ja anna Baby Matti kingitus tagasi, Henri.
see superauto ei lase sul minna. Vaata, see töötas! Just nimelt! Henri, sa pane mine superautoga ja paranda see suur puu ära. Henri tõesti proovib probleemi lahendada. See on tore. Aga puu on liiga raske. Kas sa saaksid veel maagiat teha, superauto? Ah soo, ma saan aru, mida sa mõtled. Sõprus ja andestus on tugevam kui maagia. Vau! Jõulumaagia on küll päris ilus. Olgu, Henri. Kas tunned ennast paremini? Nüüd, kui sa oma vea ära parandasid. Mis sa nüüd ütled? Häid jõule sullegi, Henri. Häid jõule kõigile. Varsti näeme.